Kui me ei saa suureks rahvaarvult, peame saama suureks vaimult. Austatud eestlased, kui keegi küsib, kus Eesti asub, on tavaliselt meie esimene reaktsioon teha sügav sissehingamine ja hakata seletama. No tead küll seda riiki seal kuskil Soome all, Venemaa kõrval, ja täpselt see. Me oleme harjunud selgitama oma olemasolu. Just kui peaksime iga päev uuesti tõestama, et me üldse eksisteerime. Tänaseks pole küsimus ainult selles, kas maailm teab, kus Eesti asub. Küsimus on hoopis selles, kas me ise teame, kes me oleme. Kas me tahame olla see rahvas, kes lihtsalt püsib vaikselt kaardil või see, kes ennast ise kaardile paneb. Ja just see oskus oma väiksuses suurt mängida ongi meie tugevus. Me ei löö lauda rahvaarvu. Me tuleme ideede, oskuste ja julgusega hakata peale. Kui teised on suuremad rahvaarvult, siis meil on suuremad teod. Kui teised paistavad silma oma territoriaalse suuruse või elaniku arvu poolest, siis meie oma täpselt sihitud kultuuritunnetuse ja harituse poolest. Juhan Liiv on öelnud, kes minevikku ei mäleta, elab tulevikuta. Tema jaoks polnud eesti kirjandus lihtsalt kultuuri osa, vaid rahvuse püsimise alus. Ta nägi, et meie endi loodud lugudeta oleme vaid kõrvalepõige kellegi teise ajaloos. Ja kui meie ajalugu midagi näitab, siis just seda, et väikese rahvana ellujäämiseks pole meil kunagi olnud luksust olla lihtsalt keskmised. Nagu Siberis sündinud Voldemar Panso on kunagi öelnud, siis keskpärane on hästi arenenud halb ja halvasti arenenud hea. Me ei saa olla lihtsalt natukene head. Me peame olema väga head. Kui me ei saa suureks rahvaarvult, peame saama suureks vaimult. Ja ausalt öeldes, see on ju palju vingem viis ajalukku minna. Aga mida see suur vaim tegelikult tähendab? See tähendab, et kuigi meid on vähe, ei tohi me kunagi mõelda, et oleme väikesed. See on oskus näha probleeme kui võimalusi, mitte takistusi. See on meie õhuke riik, mida hoiame tugevana ja meie koos tegutsemise jõud. See on teadmine, et keegi ei tule meie eest midagi ära tegema, kui me seda ise ette ei võta. Ja kui keegi kahtleb, kas väike rahvas saab olla suur, siis meenutagem. Tähtede heledus ei sõltu nende arvust taevas, vaid sellest, kui eredalt nad põlevad. Seega, kallid kuulajad, kas oleme rahvas, kes ootab juhuseid või rahvas, kes loob võimalusi? Minu üleskutse on lihtne. Olgu meid 1 või miljon, peaasi, et me ei mõtle väikeselt. Ei räägi end maha ja ei ole omaenda edu ees tagasihoidlikumad kui vaja. Me ei pruugi olla maailma kõige suurem rahvas, aga me võime olla kõige targem ja koos ka kõige tugevam rahvas. Suur aitäh! Tere, armas koolipere! Jakob Hurt ütles, et kui me ei saa olla suured rahvaarvult, peame olema suured vaimult. Kas oleme vaatamata enda väiksele rahvaarvule tõestanud, et suudame olla suured vaimult? Kui Hurt seda pea 100 aastat tagasi ütles, oli Eesti tuntud vaid selle poolest, et suutsime teha maailma kõige kangemat piiritust. Õnneks ei ole see enam ainuke asi, mille poolest me tuntud oleme. Eesti on maailma mõistes üpris väike riik. Oleme elanud läbi erinevad okupatsioonid ja sõjad, aga ikkagi oleme suutnud säilitada enda rahva, enda keele ja enda kultuuri pärimuse. Meil on laulupidu, kuhu koguneb kokku üle 100 000 inimese ja mida tuldakse imetlema üle kogu maailma. Oleme teinud ka tugevaid edusamme spordis, näiteks Gert Kanteri kettavise või Erki Noole 10-võistluse võit olümpial. Samuti on meil Eestis ka tipprallisõitja Ott Tänak, kellel on rohkem rallivõite kui mitmel suurriigil kokku. Pärast seda, kui me 1991. aastal iseseisvusime, algas Eesti digitaalne areng. Sellest ajast tänapäevani oleme jõudnud üheks maailma kõige digitaliseeritumaks riigiks. Meil on e-residentsus, digiallkiri ning e-valimised, mis on vaid paar näidet digivaldkonnas, kus oleme maailmas paljudele riikidele eeskujuks. Eesti on ka üks riikidest, kus luuakse elaniku kohta kõige rohkem ükssarvikuid ehk $1 startup'e, mis tõestab, et hoolimata enda väiksusest julgeme ette võtta suuri asju.
Kui Hurt ütles suureks vaimult, siis ei mõelnud ta ilmselt ainult seda, mida me rahvana saavutame, vaid ka seda, et Eesti rahvas oleks haritud. On juba ammusest ajast teada olnud, et Eesti talurahvas oli kunagi teistest talurahvastest targem. Meie talupojad hakkasid juba 17. sajandi lõpus koolis käima. Võrdluseks näiteks Venemaa talupojad hakkasid koolis käima alles 19. sajandi lõpus. Täna võime väita, et meie esivanemate külvatud seemned on tärganud ja nendest on kasvanud suured ja tugevad tammepuud. Seda tõestavad õpilaste tehtud PISA testid ja muu statistika, mis näitab, et koolinoored on tõesti targemad ja rohkem haritud kui teised. Saame tuua näiteks 2022. aasta PISA testi, kus olime Euroopas matemaatikas, lugemises ja loodusteadustes esimesed ja maailma mõistes jäime 6. kohale. Oleme jõudnud punkti, kus rohkem kui pooled Eesti noortest saavad kõrghariduse. Ma arvan, et Jakob Hurdal on midagi, mille üle uhke olla. Eesti rahvas on vaatamata enda väiksusele tõestunud, et suudame olla suured vaimult. Vaatamata raskele ajaloole oleme ikka suutnud säilitada enda keele, kultuuri ja traditsioonid. Paistame maailmas silma oma digitaalse innovatsiooni, edukate startupide ning saavutustega spordis ja kultuuris. Lisaks võime väita, et oleme rohkem haritud kui teised rahvad, millega oleme järginud just Jakob Hurda mõtet. Eesti rahvas on tõestanud, et isegi väikses riigis on võimalik saavutada suuri asju ning suudame olla suured vaimult. Elagu Eesti! Aitäh teile! Lugupeetud kuulajad, kas Eesti on vaimult suur? Ma räägin teile teemast, mis on seotud meie kõigiga. See teema, mille peale eestlased ei mõtle igapäevaselt, aga tegutsevad. Nagu Jakob Hurt 1869. aastal Eesti esimesel üldlaulupeol ütles, kui me ei saa suureks rahvaarvult, peame saama suureks vaimult. See lause on miski, mille poole saab igavesti püüelda. Ja seda on ka Eesti teinud. Seda on näha meie ajaloos, kui vabadus oli meie suurimaks motivatsiooniks. Ja ainult 34 aastat tagasi saime rahu Venemaast, et olla vaba riik. Eesti rahvas on tugev tänu oma ajaloole. Tihtipeale inimene suure tahtejõuga on tugevam kui inimene, kellel on selleks paremad võimalused. Võime tuua paralleeli Balti keti, kui Baltimaad näitasid oma iseseisvustahet ja see tahe muutis nende maailma. Väiksem riik saavutas iseseisvuse Nõukogude Liidu vastu, mis tundub võimatu, kuid Eesti seda tegi. See on üks meie saavutustest, mida ükski eestlane kunagi ei unusta. Kirjandus on tähtis osa Eesti kultuurist. Jakob Hurt hakkas koguma Eesti kirjandust, nagu näiteks luulet ja lugusid, ja sellega proovis ta Eesti rahvas kokku tuua ja anda neile idee, et Eesti rahvas saab suureks. Kui mitte rahvaarvult, siis vaimult. Eesti keel ja kultuur on erilised. Eesti on mitmetel põhjustel tuntud ja selleks on vaeva nähtud. Eesti on pindalalt väike riik ja mitte kuigi paljude ressurssidega. E-hääletamine ja jaanipäev. 2 täielikult erinevat asja, kuid just need teevad meid teistele riikidele nähtavaks ja näitavad, kes me oleme ja milleks me võimelised oleme. Kas uute digitaalsete lahenduste leidmiseks või oma vanade traditsioonide hoidmiseks ja tähistamiseks. Eesti on vaimult suur. Seda on näha tänu meie rahvale. Inimesed hoiavad traditsioone, püüdlevad selle poole, et eesti keelt ei unustataks ja et järgmistele põlvkondadele saaks edasi õpetada eesti kultuuri. See rahvas usub ja väärtustab Eestimaad. Meie haridus, keel, rahvas, traditsioonid ja ajalugu on just see, mis teeb meid vaimult suureks ja me vaimult suureks jääksime. Aitäh! Austatud auditoorium ja paneel!
Jakob Hurt on öelnud, kui me ei saa suureks rahvaarvult, peame saama suureks vaimult. Need sõnad on saatnud meid läbi põlvkondade ja julgustanud pürgima teadmiste, hariduse ja kultuuri poole. Me oleme selles edukad olnud. Eesti paistab silma teaduse, tehnoloogia ja hariduse poolest. Meie kultuur on elav ja meie looming on jõudnud maailmalavadele. Aga kas sellest piisab? Kujutagem ette, et täna siinsamas astub teie ette Jakob Hurt. Siis ütleks ta, te olete suured vaimult, kuid nüüd on aeg saada suureks hingelt. Eestlane on töökas ja tark, kuid kas ta on ka lahke? Kas ta märkab inimest enda kõrval? Kui haarata täna teise klassi poisi nööbist kinni ja küsida, miks talle meeldib suhelda tehisintellektiga, vastaks ta, sest ChatGPT on minuga olnud alati lahke. Kas ei peaks panema meid mõtlema? Meid tuntakse maailmas nutikate ja visadena, aga ka sooja ja hoolivatena. Meie vanavanemad elavad üksi. Pered veedavad aina vähem aega koos. Ja vahel tundub, et meie südamlikkus on ununemas. Kes meist poleks näinud bussiistmel üksildast kotti, mis hoiab kõrvalistuja eemal? Kes poleks meist tundnud, et naeratus võõralt tundub haruldane? Vargamäe, Pearu ja Andres olid tugevad ja visad, kuid armastuses jube kehvad. Aastasadade jooksul on eestlane uskuma jäänud, et tee tööd ja näe vaeva, siis tuleb ka armastus. Aga kui me ainult teeme tööd ja näeme vaeva ja unustame vahepeal armastada, siis kaob krõõt ja hiljem ka kogu pere. Ka meie president ütles Eesti iseseisvuspäeval vähem kurjust ja kärelemist. See on üleskutse millelegi suuremale kui pelgalt vaimujõud. See on üleskutse hingejõule. Olgem suured mitte ainult vaimust, vaid ka südamest. Märgakem üksteist, hooligem, naeratagem. Meie tugevus ei peitu ainult teadmistes ja töötahtes, vaid ka selles, kui palju soojust ja headust me suudame teistega jagada. Kallid kuulajad, kutsun teid üles muutma Eesti mitte ainult vaimult suureks, vaid ka hingelt. Aitäh! Tere, armas koolipere! Jakob Hurda väljend vaimult suureks saamine meenutab mulle kuulsa filosoofi Friedrich Nietzsche lauset. Inimene on miski, mida peab ületama. Mida ta selle all mõtles oli, et inimesed peaksid ennast alati arendama, et muutuda nii-öelda nendeks, kes nad tegelikult on. Läbi arenemise muutume paremateks inimesteks, kes oskavad rohkem leida huvi ja rõõmu elus. Aga kes on see vaimult suur inimene või pigem, kuidas selleks saada? Sellele soovingi leida vastuse. Usun, et vaimult suuremaks on võimalik saada eelkõige arendades oma silmaringi. Väga lihtsalt öeldes, mida rohkem me teame, seda rohkem me ka mõistame. Inimesed, kes näiteks kunagi ei reisi, ei loe ühtegi raamatut ja tarbivad uudiseid ühest kanalist, on kui vangid ühes pimedas Platoni koopas. Inimesed, kes näevad varje seinal, mida inimesed teiselt poolt neile tekitavad. Isegi kui keegi suudaks koopas pääseda ja avastaks päris maailma, siis ei muudaks koopas istujate arusaama maailmast. Nad on harjunud oma varjude illusioonidega ning ei suuda mõista, et on midagi enamat. See näitab, kui raske on inimest aktsepteerida uusi ideid ja tõde, mis on nende senise arusaama vastand. Ma arvan, et seda metafoori on väga lihtne siduda päevakajaliste situatsioonidega.
Näiteks võib sotsiaalmeedia esitada valikuliselt teavet, mis mõjutab meie arusaamu ja arvamusi. Sotsiaalmeedia eesmärk pole ju vaatajat informeerida, vaid hoida meid võimalikult kaua oma veebisaidil. Inimese aju otsib niigi pidevalt ja aktiivset informatsiooni, mis tõestab juba olemasolevat arusaama. Peame pingutama, et olla tolerantsed ideedele, millega me ei nõustu. Lihtne on ennast sulgeda kinnisesse inforuumi, kus kuuleme ainult seda, mis meile meeldib. Sel moel tekib väärastunud arusaam päris maailmast. Teiseks oluliseks sambast on väärtustada inimesi enda ümber. Mida targemad me oleme, seda empaatsem me suudame ka olla. Tihtipeale heidame me need välja, kes on erinevad. Erinevuse alla ei ainult väline erimus, vaid tihti ka intellektuaalne võimekus. Pahatihti nähakse targemas inimeses ohtu. See võib olla hirm ärakasutamise ees või hirm paista nõrgemana. Kõige lihtsam näide on inimese meile kõigile Aus Kitzbergi näidend Libahunt, kus peategelast kiusatakse ja ahistatakse ainult puhtast rumalusest ja sellest, et on erinev ülejäänud külarahvast. Sarnaseid näiteid on kahjuks väga palju ja need ei piirdu ainult ilukirjandusega. Arvan, et me ei tohiks erinevus näha halba, vaid pigem potentsiaali, kuidas see meid rikastaks. Et saada vaimult suureks, peab olema ka teadlik huvi uue vastu ja tahe õppida. Sundimise ja käskimisega on võimalik küll kellegile fakte pähe õpetada, aga nendest tuimadest teadmistest ei sünniks ka midagi uut ja põnevat. Seega on väga oluline teadmiste olemus, hariduse roll ja töö otsimine. On eluliselt oluline, kuidas me tajume reaalsust ja kuidas me oleme avatud uutele kogemustele ning tõdedele, mis võivad meie arusaama muuta. Tänan kuulamast, aitäh! Lugupeetud õpetajad, õpilased ja saalis viibijad. Sarnaselt teistele kõnelejatele alustan ka mina oma kõne Jakob Hurda kuulsate sõnadega. Kui me ei saa suureks rahvaarvult, peame saama suureks vaimult. Need sõnad on meid kandnud läbi ajaloo, mis on olnud täis raskusi, kuid ka kindlameelsust ja vastupidavust. Minu nimi on Ursula Prants ja täna ma soovin rääkida, kuidas on eestlased püsinud vaimult suured läbi sajandite. Eestlaste ajalugu on olnud keeruline. Meil on õpetatud, et elasime pidevalt erinevate võimude all ning olime rõhutud. Kuid tihti jääb tähelepanuta, et paljude teiste rahvaste mõju ja toetus on aidanud meil vaimult kasvada. Kultuuride põimumine Eestis rikastas meie identiteeti ning kujundas rahvustunnet. Ilma selle mõjuta poleks näiteks meil omaseid rahvatantse, nagu kaerajaan, polka või labajala valss. Nii on meie ajalugu olnud mitte ainult katsumuste, vaid ka arenguvõimaluste lugu, mis on vorminud meist tugevad ja omanäolised inimesed. Rootsi ajal edendas Bengt Gottfried Forselius rahvaharidust ning õpetas Eesti talupoegi lugema. Ta rajas esimese õpetajate seminari, koolitas eestlastest koolmeistreid ning lihtsustas lugemisõpetust, muutes hariduse kättesaadavamaks. Tänu temale suurenes Eesti talupoegade kirjaoskus ja kujunes alus eestikeelsele haridusele. Protestantismi levik pani aluse kõrghariduse levikule Eestimaal ehk Tartu Ülikooli sünnile. 19. sajandi alguseks olid eestlastest kirjaoskajaid 95%, võrreldes seda numbrit meie idanaabritega, kus neil oli vaid 5%. 18. sajandil kujunes suureks pöördepunktiks Põhjasõda ja katk. See hävitas ligi 80% Eesti rahvastikust. Kui enne neid ränki sündmusi loendati siin umbes 350 000 inimest, siis pärast langes elanik taas kord 13. sajandi tasemele. Hirm ja üksildus olid nii suured, et kui keegi märkas lumel võõraid jalajälgi, langeti põlvili ja anti neile suud, sest see oli märk sellest, et siin maailmas ei olnud päris üksi. Ometi, vaadates tolleaegset demograafilist situatsiooni, näeme, kui vähe oli eestlasi liivlaste kõrval. Siiski oleme meie need, kes on püsima jäänud. See näitab, kuidas peamist rolli ei kanna mitte rahvaarv, vaid see, et elame vaimus ja kultuuris edasi. Siiski hääbus tol ajal peaaegu kogu vaimulik kultuur ning inimesed pöördusid tagasi vanade uskumuste ja maajumalate poole. Kodudesse tõi lootust hernhuutlased ehk vennaste koguduse liikmed, kes pakkusid maarahvale rohkem
kui pelgalt usulist tuge. Nad aitasid hoida kultuuri elavana. Just nende loodud koorilaulud traditsioonist kasvas hiljem välja meie suurim rahvuslik sümbol, laulupeod. Tänu eelpool kõneldule oli võimalik Eesti rahva vaimu ärkamine 19. sajandi teises pooles. Jakob Hurda eestvedamisel sai alguse rahvuslik liikumine, mille käigus õppisid eestlased hindama oma juuri, keelt ja kirjandust. 20. sajandil elasime üle võõrvõimude terrori ja sõjad, kuid hoolimata küüditamistest ja Nõukogude survest ei murdunud meie vaim. Laulva revolutsiooniga näitasime taas, et vaatamata meie väiksele arvule maailmas oleme rahvas, kes on suurem kui meie ümbritsevad katsumused. Oleme hoidnud oma kultuuri ja traditsioone ning end kindlameelselt harinud. Olgu see meeles igal ühel meist. Me ei pea olema suurim rahvas arvult, aga me võime olla suurim vaimult. Aitäh kuulamast! Tere, kallis koolipere! Kas keegi oskab mulle öelda, mis on Eesti muinasjuttude põhitõde? Muidugi kavalus. Nüüd, kas keegi teab, mis on Vene muinasjuttude põhitõde? Õnn. No näiteks, vaene talupoeg elab oma vaeses talus, kuni ühel päeval leiab ta kuldkala, printsi või mõne muu lahkehinge, kes toob talle õnne ja rikkust. Talupoeg ei pea selleks ise mitte midagi tegema. Aastasadadega on meie eludesse kivistunud kindel mõtteviis. Inimesed võivad küll surra ja sündida, kuid mõtteviis jääb samaks. Nüüd kujutame ette, et me kõik elame ühes suures kortermajas. Ühel päeval tuleb ukse taha Zekk. Zekk on meie uus naaber. Ta on tõeline oss. Tal on näotataveeringud, tema keha katab maika, ta teeb trepikojas suitsu ja iga tema teine sõna mõni venekeelne roppus. No, täispakett. Aga kuidas oleks meil selles olukorras kõige mõistlikum käituda? Kas me peaksime võitlema tule vastu tulega ja Zekki peale karjuma, võib-olla tal isegi näkku sülitama? Siiski on ju Zekki lüür makstud ja ta on siin, et jääda. Või me peaksime proovima jääda viisakaks ja olukorda mitte halvendama. Kui Jakob Hurt oma mõtte välja ütles, et kui me ei saa suureks rahvaarvult, peame saama suureks vaimult, oli Eesti veel Venemaa poolt okupeeritud ja vabadussõjani oli 20 aastat aega. Vabadussõjas sündis ime, kus käputäis kooliealisi Eesti sõdureid suutis meie territooriumilt välja tõrjuda terve Punaarmee. Kuidas see küll võimalik oli? Teate, on vähetuntud fakt, et igal rivistusel pidi olema igal Eesti sõduril näidata üks tarbese. Tikutops. Te võite mind pidada praegu segaseks. Mis mõttes tikutops? Teate, Eesti sõdureid oli vähe. Relvi ja laskemoona oli veel vähem. Eesti sõdur ei pidanud mitte lihtsalt tulistama, vaid ka pihta saama. Aga ma ei vastanud oma küsimusele. Miks just tikutops? Tikutops oli kauguse mõõtja. Välja sirjutatud käes vastab 5 sentimeetrit inimese kaugusele umbes 100 meetri pealt, 3 sentimeetrit umbes 200 meetri pealt ja 1 sentimeeter umbes 300 meetri pealt. Kui Eesti armee koosnes peamiselt koolipoistest ja nende rühmaülem oli nende klassijuhataja, siis Vene armee oli kokku pannud üle terve Vene impeeriumi. Käsku tuli käita ning käsu eiramisel oli karistuseks surm. Sihtmärk paika! Laadida! Tuld! Nüüd, kes seda eiras, oli sama hästi kui surnud. Eesti poisid hindasid tikutopsi abil kaugust ja sihtisid komandori. Eks keegi ikka pihta sai. Ja siis oligi orkide vägi võitlusvõimetu. Ükshaaval langes terve salk ja Eesti poisid võtsid järgmise grupi ette. Vabadussõda oli kultuuriruumide kokkupõrge. Euroopaliku kultuuri juured ulatuvad Vana-Kreekani välja. Demokraatia, isiksus, vabadus, rahvuslike liit, kompetentsus. Need on vaid mõned näited Vana-Kreeka ideaalidest. Keskaja lõpus valitsesid Venemaal aga mongolid. Nende ühiskonna keskmes oli lojaalsus ja kuulekus. Selleks, et Vene talupoeg ellu jääks,
pidi ta mõtlema üht, tegema teist ja käituma kolmandat viisi. Seda kõike samal ajal nõnda, et mongol aru ei saaks. Kui keskaja lõpuks need mongolid ära aeti, tulid omad võimule. Inimesed võisid küll muutuda, aga mõtteviis jäi samaks. Vabadussõjas olid vastakuti subjektid ja objektid. Otsustus- ja vastutusvõimelised isikud ning vaesed hinged, kes pidid tegema kuidas kästi, nagu kästi, millal kästi. Vastasel juhul oli karm karistus, täpselt nagu mongolite juures. Meil ei tasu unustada, et meie naaber muutub. Sajanditega kujunenud mõtteviis aga ei muutu. Me saame Vana-Kreeka ideaali eeskujul harjutada subjektiks kujunemist läbi loomingu, et olla valmis naaberi sekki igasugusteks sigadusteks. Vana-Kreeka ideaale ja mongolite käsklust tuleb teada ja neid oma käitumisse ka rakendada. Meil ei ole mõtet unistada, et ühel päeval oleme me rahvaarvult suured. Küll aga võime me olla suured vaimult. Ma loodan, et peale tänast ei mõtle tikutopsist kui lihtsalt tikutopsist, vaid kui sümbolist, mis kord säilitas meie riigi. Päeva lõpuks on ju valik meie, kas me tahame jätkata mongolite saagat või liikuda mööda Vana-Kreeka ideaale. Nagu ütles Gustav Suits, olgem eestlased, aga jääme ka eurooplasteks. Aitäh tähelepanu eest! Head kuulajad, mul on sulle võib-olla üks ootamatu küsimus. Kas sinuga on kunagi niimoodi juhtunud, et oled midagi väga põhjalikult ette valmistanud, aga viimasel hetkel selgub, et see oli vale teema? Minuga just täna hommikul see juhtus. Sain ootamatult teada, et teema, millele valmistusin, oli hoopis teine. No, mis teha? Kui esimesed pisarad said valatud, siis otsustasin, see on hea võimalus näidata oma vaimu tugevust. Nagu te teate, kirjutas Noora Maria Londoni nime all Kaur Riisma 2 tunniga valmis Kultuurkapitali võiduessee. Siis miks mina, Rocca al Mare kooli abiturient, ei või sama teha? Niisiis, vaimutugevusest. Vaimutugevust annab meile lugemine. Ma arvan, et ei ole mõtet liialt halada ja kurta, et lugemus väheneb, sest iga kord, kui ma raamatukokku lähen, seisan järjekorras, et saada kätte oma soovitud raamat. Tõsi, need on küll tavaliselt nooremad, kes on järjekorras, kuid olgem uhked, järelkasv on olemas. Hiljuti meie seast lahkunud ajakirjandusloolane ja museoloog Krista Aru on öelnud, teadmatust täis ajal on just raamatukogu kindlust ja selgust toov asutus. Raamatukogu võimaldab inimestele head olemist, aga teiselt poolt ka otsida vastust sellele, mida sa just tuled raamatukokku vaatama. See on tõsi. Raamatutesse on talletatud sajandite tarkus, mis ongi vaimutugevuse vundament. Meil siin Rocca al Mare koolis on tähtsaks põhimõtteks igaüks meist loeb. See tähendab, et iga inimene on oluline. Igaüks meist loeb, ehk igal inimesel on väärtus. Teisalt viitab see ka sellele, et tuleb lugeda. Igaüks meist loeb raamatuid. Igaüks meist saab osa lugemise võlumaailmast. Siin ongi sinu otsus, mida loed ja mis eesmärgil. Kas sinu valikus on ka eestikeelseid teoseid, milleks on erinevad romaanid, novellid, luule või lastekirjandus? Sest just see loob rahvusliku tugevuse. Meie tuntud lastekirjanik Leelo Tungal on kunagi öelnud, peab sõdima, et eesti keel ei jääks vaid köögikeeleks. Sest meie eestlaste akadeemiline keel, mõtlemine, teadus aitavad meil paista silma teiste suurte rahvaste seast. Viimaks, kui sa ehk tahad teada, mida mina viimasena lugesin, siis need olid minu vana-vanaema Hilda Helene kirjutatud kirjad oma tütrele. See oli aeg, kui Lõuna-Eesti külades polnud veel telefone. Oli sulepea, paber ja hämar valgus toas. Need kirjad on täis armastust, igatsust,
ja tarkuse terasid. Lubage mul jagada teiega mõnda rida neist. Tervist ja palju-palju kalli teile, mu pisikesed sinisilmakesed. Palju tänu, tütar, nende ridade eest, mida eile omasin. Andku Jumal su käekestele ikka jõudu ja jaksu nende ridade kirjutamiseks. Kuidas küll elate teie, mu kallid? Laupäeva õhta, kui isaga istusime, tulti mulle nii valusasti südamesse. Nii suur ahastus oli, et läksin lauast ära, et mitte anda tunda oma pisaraid. Kodus elame endiselt, kui te ära sõitsite. Tol hetkel, et ennast vaos hoida, võtsin raamatu kätte. Tervis pole ka omal see, mis oli, aga ma endale armu ei anna. Selline oli üks kirjadest. Ja kui ma nüüd mõtlen, kas see, mis minuga hommikul juhtus, oli katastroof? Ei. See oli võimalus näidata oma vaimu tugevust. Iga loetud lehekülg, iga uus mõte ja iga julge sõna kannab edasi Jakob Hurda pärandit, aidates meil kasvada suureks just vaimult. Täna ja iga päev tõestame, et Eesti elab ja kasvab meie tegudes, teadmistes ja unistustes. Aitäh! Tere, head kuulajad! Eesti on väike, seda me teame kõik. Aga mõnikord tundub, et meile meeldib seda ikka ja jälle meelde tuletada. Kui maailmas on 8 miljardit inimest, siis meie siin oma miljoni ja paari lisahingega oleme justkui eksinud oma väikesesse nurgakesse. Aga kas see tähendab, et me oleme tähtsusetud? Olen mõelnud, et kui meid ei ole palju, siis peame olema teistsugused. Originaalsed, nagu raampäikseprillid. Väärt seda, et meid väärtustataks ja et meie hääl kostuks kaugemale kui Tallinna vanalinna munakivid. Sest kui meie ei suuda olla suured rahvaarvult, peame olema suured vaimult. Aga mis see suur vaim siis õieti on? Kas see tähendab, et peaksime kõik lugema Kalevipoega 3 korda aastas või kuulama Arvo Pärti nii sageli kui võimalik? Või tähendab see hoopis, et suudame end kehtestada maailmas nii, et me ei pea kogu aeg meelde tuletama, kui väike me oleme? Kui me mõtleme suurtele rahvastele, siis meil on ameeriklased, neil on kõige suuremad burgerid, autod ning riigivõlg. Hiinlastele, neil on kõige rohkem inimesi, tehaseid ja odavat tööjõudu. Aga eestlased, meil on maailma tasemel haridus, innovatsioon ja kultuur, kuid mis peamine, meil on vaimujõud. See on see sama jõud, mis paneb meid väitma, et -20 kraadi on värskendav ilm. Ja leidma, et Tammsaare teos Tõde ja õigus annab kõik vastused maailma küsimustele. Kas see pole mitte vaimujõu märk? Aga ma ei saa sellest kõigest rääkida mainimata üht tänapäeva kõige suuremat paradoksi. Ühiskonda, kus me elame. Me elame maailmas, kus korraga oodatakse, et oleksime nii globaalsed kui traditsioonilised, et oleksime uhked oma juurte üle, aga samas avatud kõigele uuele. Me oleme riik, mis püüab olla innovatiivne ja start-up sõbralik, aga samal ajal ei suuda vahel isegi rongigraafikut ära muuta. Ja siin peitubki Eesti võlu. Me oleme väike rahvas, kes ei lase oma suurust määrata meie pindalas. Meil on kirg, meil on julgus ja meil on oskus olla nutikamad, kui meie pindala lubaks. Meie suurim tugevus on see, et me ei lase end määratleda ühegi stereotüübi järgi. Me oleme korraga vaiksed ja otsekohesed, rahulikud ja kirglikud, praktilised ja loomingulised. Nii et küsimus ei ole selles, kui palju meid on. Küsimus on selles, kas me oskame olla piisavalt terased, et meid kuulda võetaks. Ja kui mina midagi usun, siis seda. Eestlased on maailmas need, kes mitte lihtsalt ei räägi, vaid kelle sõnadel on kaalu.
ja see, head kuulajad, on suur võim. Aitäh!